Kell on saanud 4 hommikul ja ilusat hommikut televaatajad. Ja ühtlasi tere tulemast ka Vannidu Interpoodi 90 näitlejad, kus me siis iga nädal intervjueerime uue noorte seriaali Miks mitte osatäitjaid. Ja täna on meil au siin laua taga istuda koos Risto Kuusklaga, a.k.a. Keidoga. Räägi meile natukene endast. Okei. Lühike tutvustus. Bängeriga alustame kohe, jah. Asja juurde kohe. 3 peamist asja, mida praegu minu kohta keegi teadma peab. Ma olen Risto, ma olen lõngus, ajutiselt ja mul on koer. Ja ta on kaasas ka, siis ma ei saa üksi teda koju jätta, ta on 3-kuune. Okei, ma arvan, et see on tõesti okei. Aga lähme nüüd natukene ajast tagasi. Lähme. Kuidas sa jõudsid sinna seriaali? Kuidas ma jõudsin? No, sina tegelikult ütlesid mulle, et jõu, et siuke casting on ja võtame osa. Ega muud ei olnudki. Ja siis ma hakkasin lappama seda Facebooki gruppi, kus sa selle leidsid, mis on see, et pean saama näidelda, muidu suren, eks ole. Yeah. Lappasin seda ja seal oli siis postitus. Ma ei mäleta, Ergo vist seda ise ei teinud. Aga seal oli tehtud postitus, et uus Eesti noorte seriaal otsib endale osatäitjaid ja alguses see tundus minu jaoks suht siuke skämmvärk, et nagu mis mõttes Facebookist, et teleseriaal ka veel on. Yeah. Aga guugeldasin Kassikuld OÜ, leidsin kodulehe, vaatasin, et ohoh, siuksed tegijad mehed on selle taga, on teinud siukse kunagise seriaali, mis mulle endale ka meeldis nagu Ikarotid, eks ole. Ja mõtlesin, et siit võib midagi ägedat tulla ja siis kogusin oma julguse kokku ja tegime veel isegi ju selle sama meie Vannidu kanali alt selle castingu video ja see on siiamaani privaatsete videote all meil. Aga muud tegelikult ei olnudki, suht kiirelt läks see kõik. 1 nädal sa saatsid, järgmine nädal tegime ja oligi kohe. Kuidas sul casting läks? Casting? Kuidas sul läks casting enda ametsioonide järgi, kui sa castingul nagu läbi käisid juba? Ehk siis vahetult pärast seda? No see oli kõige esimene casting üldse, ma olen kunagi käinud ja peale seda ei ole ka ühelgi käinud. Oli hirmus, kindlasti. Pidin koguma ennast enne sinna minekut ja kuigi mul oli siuke, sinna ruumi sisenedes proovisid ikka siukse kõva mehe näo teha, vaata. Siis tegelikult ikka all oli päris vedel. Aga siuke üldine mulje, kuidagi kui me saime selle ülesande kätte, eks ole, siis hakkasime ükshaaval seal ruumis käima ja siis alguses veits oli see nagu, et ma kassisin liiga palju, vaata seal ukse taga. Aga ma proovisin ennast maha rahustada ja kui ma sinna sisse läksin, siis ma nagu justkui ma ei tundnudki mitte midagi, vaata. Ma ei tundnud hirmu, ma ei tundnud rõõmu, ma olin täiesti nagu siuke tuim, ma lihtsalt kuidagi ma ei olnud pigem mina ise, ma suutsin elada sellesse ülesandesse täielikult sisse. Ja tänu sellele ma nii sisse elasin, läks see moment nagu niimoodi mööda, et ega ma ei mäletagi väga sellest midagi. Pärast, kui me alles neid castingu videosi nägime, kui me juba seriaali tegime, siis ma nagu seda vaadates tuli, et nüüd tesin seda või tegin toda. Kas sa arvad, et sa said ennast kõik anda castingul? Mis sa oleks tahtnud, kui näitlejana anda? Kui sul sinu kogemus üldse on praegu nagu kaameratega üldse, näitlemisega? Näitlemisega on ikka suhteliselt väike, sest enne seda seriaali tegelikult ju, YouTube'iga me alustasime 2 aastat tagasi. Jah. Ja sinuga koos me olemegi mingi 6 videot teinud vist või. Ma ei tea, kui palju nendest üleval on, sahtlisse me oleme rohkem teinud, aga jah, see kogemus oli äärmiselt väike, et ma mäletan seda hetke hästi äredalt, et kui me tegime seda LVH videot, mida kindlasti siis kõik vaadata ka saavad pärast, eks ole. Siis see oli see esimene päev, kui me pidime midagi tõsist tegema ja mul oli seal esimest korda elus siuke kandev roll nagu mingis videos. Ja ma mäletan, et ma ei saanud eelmine öö üldse magada, ma lihtsalt mõtlesin, kuidas ma selle ära teen. Aga tuli kuidagi välja ja see läks päris vairaliks ka nagu 1 päevaga, nii palju kui ta läks, eks ole. Kuidas sa ennast üldse algusest tundsid, kui varasem näitlemiskogemus oli ainult sul enda algatatud, ilma otsese kellegi õpetuse hindamiseta? Et nüüd, kui sa olid seal seriaalis peale castingut, või siis isegi castingu ajal, kui sul hakati näpunäiteid võib-olla andma või midagi öeldi sinu näitlemise kohta, et mida sa peaksid endas parandama, võib-olla mida sa peaks natuke teistmoodi tegema, et kuidas sul nagu tundus see, et kas sul oli lihtne nagu ennast selle järgi? Kuna jällegi see eelnev kogemus oli suhteliselt nagu siuke minimaalne, eks ole,
siis alguses seal kaamera ees oli hästi keeruline hakkama saada. Et kui meil oli muidu planeeritud ühe stseeni jaoks kuskil 30-45 minutit maksimaalselt, eks ole, siis minul esimese 2 jaoks läks aega kokku 3 tundi, ehk siis 1,5 tundi ühe jaoks. Ja no see oli veits piinlik olukord, eks ole, see oli teistpidi jällegi naljakas, sest mina läksin sinna. Esiteks ma olin kodus kõik läbi keevitanud need päevastseenid, mis meil olid. Mul oli esimene see 12-tunnine päev. Ma olin kõik kodus läbi keevitanud ja ma olin nii kindel, et davai, ma teen ära. Mul on kõik nii selge, mul on sõnad kõik peas vaata. Aga see oligi see esimene viga, mis ma tegin. Ma oleks tohtinud seda nii pähe keevitada ja oma ettekujutuses kõike läbi mängida, eks ole. Kuigi mul suund oli õige, siis ma ikkagi nagu veidike panin üle sellega ja sealt kadus see loomulik pool ära vaata. Ja Ergo kohe oligi, et mäletan väga hästi sihukest lauset, et sul oli castingul kõik olemas ju. Kuidas sa nüüd hakkama ei saa vaata. Aga selle 3 tunniga ma jõudsin kassida, ma jõudsin analüüsida ja lõpuks jõudsin selleni välja, et teatri ja filmi näitlemine on erinev töö. Ehk siis ma läksin kaamera ette justkui teatrinäitleja. Ma võimendasin kõik oma emotsioonid üle, eks ole, aga sul on kaamera niimoodi näos, kui sa teed võtet. Ja sul ei ole mõtet seal mingi hullud grimassidega üle panna vaata. Sest kaamera näeb igat su väikest liigutust, ta näeb isegi, sa ei pea isegi tegelikult midagi tegema, kui sa mõtled, et kui sa tunned sisimas, just kui sunnid ennast kurbust tundma, siis tegelikult see peegeldub juba su silmades, sa ei pea eraldi veel midagi tegema vaata. Ja minu probleem oligi see, et ma olin kõik pähe tampinud ja läksin liiga nii-öelda teatraalseks selle värgiga, aga mõne sihukese näpunäite kohaselt ma sain hakkama ja ma tahaks öelda, et päeva lõpus, kuigi me jooksime nagu graafikust jäime maha alguses, siis päeva lõpuks me olime graafikust tagasi. Ja pärast oligi ainus asi selle juures veel, mis natukene imelikuks jäi, oli see, et kui alguses Ergo andis hästi palju näpunäiteid just selle 3 tunni jooksul ja siis eelnevalt sellele 12-tunnisele päeval oli mul mõni stseen olnud ja seal ma sain ka veits nagu näpunäiteid, eks ole. Siis peale seda 3 tundi ta ei öelnud mulle peaaegu mitte midagi ja siis mul oligi sihuke küsimus juba, et okei, nüüd on 2 varianti. Kas mul läheb sitaks hästi vaata, on ju? Või ta on mu osas alla andnud ja ma olen nagu vend on nagu lihtsalt, et fuck it, et teised on super, aga see vend, et jah. Et see tekitabki lihtsalt kaja vaata, et kui meil mingi üks näitleja siit ka on, on ju. Aga eks in the end see vaata otsustada, kuidas see asi oli, et ma rohkem selle kohta midagi öelda küll ei oska. Okay, kui sa mõtled selle sama intsidendi, siis kas see tehniline pool, ehk siis nagu see staff seal taga, kas olid nendega hea töötada selles suhtes? Kui see oligi see periood, see 3 tundi, kus sa kassisid, kas nemad olid selle võrra kannatlikud või neil oli ka juba veits siis kopa ette? Jah, ütleme pigem kannatlikud, et Ergost ma sain täitsa aru, et ta mingi lõpupoole, ütleme see 2,5 tunni peal oli juba nagu, et kas ma peaksin karjuma su peale või ma ei saa aru nagu, et kuidas ma saan su nagu õigesse staadiumisse vaata inimesena praegu, et sa suudaksid selle stseeni ära teha. Aga muidu jah, see tehniline pool, kuna nad on kõik ka ilmselgelt loomingulised inimesed, eks ole, siis nagu see sagedus, kus kõik vaibivad vaata, see on enam-vähem ikkagi sama. Ja päeva lõpus ka nagu nendega rääkides, siis kõik pigem ikkagi rahustasid. Ma tundsin peale seda kassimist ja seda, mis ma tegin, et ma nagu peaks nagu nendega rääkima sellest veits. Ja seda me tegime õhtupoole ja siis nad ütlesid ka, et jah, et sellest ei ole nagu selles mõttes midagi, et mõned näitlejad, kellega nad see produktsioon nagu pidevamalt koostööd teeb, eks ole, et mõni näitleja on saanud mõne rolli ja ta ei ole nagu terve hooaeg tundnud ennast mugavalt selles vaata. Et nagu veidike kogu aeg nagu läheb kauem aega ja peab nagu mõtlema ja nii edasi, et nad suutsid ma ikkagi maha rahustada. Ja selle võrra ma nagu jah, põhiliselt see 3 tundi kassisin. Sest siis hakkas ka piinliks, kui sa teed stseeni, on ju. Ergo ütled mingi lause hästi keeruliselt, ära hästi pikalt, hästi nagu põhjalikult, on ju. Ergo ütleb, võta natuke vähemaks, et Keido räägib nagu niimoodi, ta ei viitsi vaata väga sõnu kasutada, on ju. Nagu ta lihtsalt teab, mida ta tahab öelda, ta ütleb lihtsalt välja ja kuluta nagu liigset energiat rääkimisele. Aga mul nagu endal, nagu praegu ka tunda on, eks ole, mul on komme nagu hästi palju lihtsalt põhjendada ja seletada kõike. Ja ma läksin nagu selle vaibiga veits peale ja siis ongi see, et kui sa teed ühe korra ära, ütleb võta vähemaks vaata. Siis sa mõtled peas ka, okei, ma võtan vähemaks ja siis ta paneb uuesti ka, ütleb action on ju. Ja siis sa ütled uuesti täpselt samamoodi ja siis sa kassid juba selle pärast ära, kurat küll, et ma teadsin, et miks ma nii tegin vaata. Ja kui sa nii teed 5 korda jutti, siis hakkadki kassima, kurat, et ma olen retaka, et miks ma nii on neid inimesi kinni vaata, et nagu ma oleks pidanud koju peama. Aga jah. Ütleme, et pigem soe oli see vastuvõtt ja siis ka see
arengu pool nii-öelda asjast, et näpunäited ja kõik jagati ei olnud nagu nii, et kurat, Risto, sa ei oska! Et Risto, näe proovi nii vaata, et soe, mõnus, jah. Küsin siukse väikse vaheküsimuse ka, et kuidas Ergo kasutab väljendit nii-öelda siis nagu läks võtta mis iganes? No jah, ma arvasingi, et see on nagu mingi üliäge siuke väljend vaata, et nagu eestipäraselt kuidagi mingi siuke, ma ei tea isegi, mis see sõna võiks olema, aga oli lihtsalt jah, teeme võte. Kõva häälega lihtsalt üle terve maja võte oligi korras. Aga üks siuke Ergo, kui ta vaatab seda, siis üks äge sõna, mis mulle või nagu see, kuidas ta davai ütleb lihtsalt, et kui mingid probleemid või nagu asjad olid ja hästi kiire, hästi palju tööd ja nagu ma tõesti imetlesin, kuidas see vend tööd teeb. See lihtsalt nagu, lihtsalt see davai. Me täna ei saagi seda rääkida. Aha, davai. Ja siis kõnnib edasi juba, teeb mingit uut asja, vaata, et... Aga sinu 3-tunnise stseeni juurde tagasi tulles, on see saladus, mis stseen see ikka oli? Te enam ei ole vist, sest 4. osa on nüüd ametlikult ka vaatamiseks internetuses olemas. Ja see on 4. osas siis minu ja Mauri kõige esimene nii-öelda röövi planeeristseen, et kus me planeerime siis esimest poeröövi, et saada seda raha, mis ta potist alla lasi. Ja see ongi, kus me oleme võsas, mingi algab siuke see lausega minu poolt, et kiirelt sisse ja kiirelt välja vaata, siis Marko situb seal kõrval, et ei julge ikka vaata. Ma arvan, et vaatajad, kes tahavad vaadata, nad tunnevad ära sellest stseeni. See oli üks nendest, see oli see kõige esimene söö, mis 1,5 tundi võttis ja nüüd 5. osas vist tuleb see teine, nii et äkki kui võib-olla kontrasti poolest teiste stseenidega nagu laruga saada, aga ma ei tea. Et jah, vaadake 4. osa. Sinu karakter, Keido, kui palju sul on ühist temaga? No... Kui palju sa said seda karakterit iseenda pealt teha? Ja kui palju sa pidid endas muutma või sundima alla? Ütleme niimoodi, et nagu siuksed spetsiifilised nagu asjad, mida Keido teeb igapäevaselt, näiteks nagu see, et ta nagu nii hullult protestima hakkab oma kodus elu ja kõige vastu, et ta hakkab narkot müüma, siis nagu see ei ole päris sama. Päris sama, jah. See ei tähenda seda, et ma veits ka midagi lükanud olen, aga... Juba räägid nagu... Jah, pigem ikkagi see, et kuigi et need Keido ja mina oleme inimestena piisavalt palju erinevad, aga mingid siuksed ühised põhijooned on ikkagi samad, mille pealt ma nagu teda mängima pidin. Et kõige parem näide äkki ongi see, et samamoodi nagu Keido tunneb ühiskonna poolt seda survet ja kodus seda survet ja üleüldse seda survet nagu, et ta peab olema keegi, kes ta justkui ei taha olla, vaata. Isa on poliitik, eks ole, ja siis nagu ta tunneb seda, et isa nagu tahab, et temast saaks ka nagu poliitikas tegev inimene, eks ole, või poliitik nii-öelda. Et mina tundsin ka seda sellist survet, et enne 20-ndaid siis üles kasvades ja gümnaasiumist just välja tulles ka oli see eriti nagu raske, et mida ma nüüd edasi teen, vaata. Keido samamoodi tegelikult nagu ta ei taha seda teha, mis talle justkui ette laotakse, et tee seda, vaata. Ta tahab olla iseenda, ta tahab ise keegi olla isiksusena, eks ole, teha oma asja ja ta ei saagi aru, miks kõik survestavad teda olema keegi teine. Ja ma arvan, et see oli siuke põhiline asi, mis minul ja temal nagu sarnast on, et ma olen ka oma fair share of siukseid võitlusi pidanud erinevate inimestega ja proovinud ennast nagu tõestada kuidagi siis, et näed, ma ka olen keegi, et miks ma ei või vaata seda teha. Eks see kõik nagu rullub seriaalis rohkem lahti ja seda ole rohkem siis ka näha. Praegu on seda teemat, Keido teemat nagu vähem puudutatud nendes esimestes osades. No see on see kõige suurem paralleel, jah. Aga mis sa Ristona teha tahad? Mis sa vaatad, mis su plaanid on praegu? Praegu on plaanid siuksed, et vaatame, kuidas seriaaliga läheb. Tahaks kindlasti teha veel nagu näitlejana tööd, et ma tunnen, et mu peas mul on vaja loominguliselt kuidagi ennast väljendada. Seni kaua, kuni kõige suurem plaan on see, et saada oma produktsioon kunagi valmis, hakata selle alt seriaale, filme, asju tootma, aga see võtab aastaid aega, eks ole. Ja enne seda ma tahaks teha selle kõrvalt siis siukseid väikseid tööotsi, et näitlejana võiks vabalt tööd teha, võiks näha ole siis seriaali tulemustes, kas see saab olema
mingites normaalsetes kodumaistes seriaalides, asjades või siis suletud uste taga või üldse mitte, eks ole. Aga noh, ma ei ole selles kinni nagu, et keegi teine peab mulle tööd andma, kui ma ei saa, siis ma teen endale ise tööd. Et see on nagu see mu kõige suurem goal niikuinii. Kas konkreetselt see kogemus, mis sa said seriaalist, kas andis sulle juurde ka nüüd nagu rohkem munki, et sa tahad veel rohkem nüüd teha seda? See andis täiega munki juurde, kui ma mõtlen meie produktsiooni peale ka ja nagu eriti sellel ajal, vaata, siis oli kõik see nii värske, kui sa läksid seal võttele, lihtsalt see pühendumus, millega kõik nagu asju tegid. Näitlejatest produtsentideni kuni siis Ergoni välja, eks ole, kes siis noh, jumal küll, see mees teeb ikka retsilt tööd, imetlusväärne. Operaator, monteeris, eks ole, produtsent ja režissöör ühel projektil, ja pluss tal on veel mitu teist projekti selle samal ajal, eks ole. Et hästi palju sain inspiratsiooni, väga palju õppisin selle koha pealt, kuidas mingeid tehnilisi asju lahendada, eks ole. Aga nagu siuksed punktid eeldavad seda, et sul on tehnikat ka. Et meil on nagu, me oleme selles faasis, kus me kõike soetame alles endale veel. Aga jah, täiega andis mutti. Et kui, jah, katsun nüüd rahulikult. Et kui seal võttel sai olla, siis ei tahtnud üldse, et see periood läbi saaks ja tahtsid kohe, et saaks jätkata millegi sellisega. Kunagi tuleb see Eesti sitcom ära või see, ei saa öelda praegu. Ja. Joome vaikselt kohvi. Oma äravamast nii-öelda siis hetkest võtteperioodil juba rääkisid, ehk siis kus võttis 3 tundi aega, aga mis võis olla, palun, mis võis olla kõige siuke meeldivam mälestus sellest perioodist? Joo. Kõige meeldivam. No, ma üldjuhul olen siuke inimene, kui keegi küsib mu käest, mis mu lemmikfilm või mis mu lemmiklaul on või nii edasi, siis ma ei suuda nagu valida vaata, sest nii palju head muusikat on ja nii palju häid filme on. Ja ma arvan, et see kehtib kõige puhul ka, et ma praegu ütleme nii, et igas päevas oli midagi erilist ja kõige erilisemaks selle asja vast tegidki need inimesed, kellega ma seal tutvusin. Meeskonna poole pealt kuni siis nende noorte näitlejateni välja, sellepärast, et jah, jällegi inimesed loomingulised sama sagedusel vaibivad ja ma tundsin hästi mugavalt ennast seal. Ja igas päevas oli naeru ja siukest naeru põhiliselt ikkagi väga ei nutnud seal. Jah, ma ei oska valida mingit kindlat asja, kõik päevad olid toredad, kõik inimesed olid toredad ja võib-olla kõige eredamini jääb meelde see viimane võttepäev, kus terve päev kõik käisid meiega kaasas, kellel isegi üks tseenpäeval oli päeva lõpuni meiega, eks ole, et veel viimast võtta nagu sellest ajast koos. Ja tänu sellele see päev jäi hästi meelde ka. Hästi ilus päikseline päev oli ka, vabandust. Ja see kindlasti näitas ka seda, et teistel kes nii-öelda võisid ära minna, ei tahtnud ära minna, et kõigil oli seal tore olla ja et selles mõttes üleüldiselt siuke positiivne. Ja, see oli väga kihvt. Tahaks juba oma pundiga siuksed asjad lähen. 30-päevane võtteperiood ja siis seal lõpus lihtsalt viimasel õhtul teed kerge siukse grilli ja chill õhtu vaatad ja kõik inimesed hängivad vist teedid pitsat ja midagi. Nüüd see vahemik, kui sa olid nüüd jälle oma elu peale läinud peale seda shooti ja enne selle sarja väljatulekut. Kuidas sul oli nagu see, kas sa kuidagi nagu pabistasid natukene, et ma ei ole nagu näinud, mis mu see tulemus nagu oli ja kuidas sul oli üldse vahepeal? Ma vahepeal ütleme nii, et juuni me filmisime ja nüüd oktoobri lõpus läks see peale, eks ole. Et ma tegelikult vahepeal jõudsin lihtsalt juba nii lebosse ära lasta ja nagu ära unustada, ma selle seriaali üldse tegin, et kui oktoober kätte jõudis, siis mul oli nagu et nüüd millalgi hakkab seriaal pihta. Aga jah, siukest hirmu ja siukest ootusärevust oli ikka veidi, et ma olen siuke enesekriitiline inimene pigem, et kui see päev hakkas lähemale jõudma, siis kuigi ma nagu tervet seda hooaega vist ei plaani lõpuni vaadata. Miks? Sellepärast, et kui ma mängiks seal seriaalis, eks ole, siis ma arvatavasti ei vaataks seda. Mitte sellepärast, et see oleks halvasti tehtud, eks ole, vaid lihtsalt ma tunnen, et minu huviorbiidil on natukene nagu teistsugused asjad vaata, et ma ei ole selles
staadiumis enam või ma olen just võib-olla siis ise nii värskelt sellest perioodist tulnud, kus ma gümnaasiumi lõpetasin, on ju. Okei, no mitte nii värskelt. Aga noh, ma tunnen, noh, ma arvan, et see oleks must pigem mööda läinud ja praegu, kui ma vaatan, siis ma tunnen, et ma vaataks justkui enda pärast, aga enda pärast ma vaadata ei taha. Aga teistpidi on jällegi see konks juures, nagu, et mis ma rääkisin just, et kuna ma olen enesekriitiline inimene, siis on ikkagi see tunne, et kurat, et näe, uus osa tuli, et peaks käima panema ja vaatama ja analüüsima vähemalt seda tööd, mis ma tegin, vaata. Ja jah, ma tunnen, et ennast nüüd nendes esimestes osades nähes ma olen saanud nagu veits ennast nagu mingid asjad enda jaoks jällegi lahti mõtestada, et kuidas nagu tulevikus paremini saaks. Kuidas sa praegu tunned, kuidas sul tegelikult läks, kui sa oled juba näinud seda omendu tööd? Ma ikkagi jätaks selle vaataja otsustada, et mul endal ilma neid eraldi välja toomata, sest ma ei taha, et inimesed neid asju otsima lähevad, eks ole. Kellel on seda silma selliste asjade jaoks, see näeb see, eks ole, ise. Aga ma mõned sellised punktid olen leidnud, nagu, mille kallal ma tahan tulevikus siis uute projektide juures tööd teha ja need välja juurida enda seest. Aga jah, ma lasen vaatajal otsustada, et eks tulevik neid, kui ma tulevikus sulle tutvustada kaasa on, siis vist ei läinud hästi. Vaat. Arvatavasti sealt sa kutset ei saa, et see... No, loodame. Ma just eile juhtusin vaatama seda kusjuures ja... Jah, no omamoodi. Omamoodi punt on seal koos. Jah. Eks andekaid inimesi on igal pool. Ergoga ka rääkisime kusjuures sellest ja siis ma ütlesin ka talle seda vaata, et nagu... Et noh, kui sul on mingid näpunäiteid mulle anda, siis jumala eest anne, et ma võtan nagu tagasiside jumala hästi vastu, et ma ei taha nagu tulevikus suletud uste taga lõpetada. Siis see vend lihtsalt ütles selle peale seda, et noh, eks see nii halvasti näitlemine on ka omaette oskus vaata. Tõsi? Labasus on ka omamoodi kunst, ütleme nii. Mis sa teed? Ei midagi, ei kritiseeri kedagi. On sul peale näitlemise veel huvisid? Jah, minu 2 kõige suuremat huvi ongi filmid ja muusika. Ja peale näitlemise siis, noh, kui sa jagad veel nagu need valdkonnad eraldi väikesteks osadeks, siis nagu kõik põhiliselt. Noh, ei olegi mõtet jagades, kõik muusika ja filmiga seonduv on minu huvialas. Kes ei tea, siis Hermaniga kunagi koos sai bändi ka tehtud aastaid tagasi. Right in the Fields. Right in the Fields ja viimane live eriti ägedaks ja noh, eks seda kraami leiab üles ka, kes tahab see otsib, pikemalt sellel teemal ei peatu, aga jah. Ja huvidest ongi kõige suuremad ongi filmid ja kunst ja noh, videomängud ka, et sellest ei saa üle ega ümber, et kui päevane töö on kõik tehtud, siis koju minna pult kätte ja lõsusse ära, et see on alati väga lõõgastav. Mis sul päevaseks tööks on üldjuhul? Praeguse seisuga ma töötan, noh, ilmselgelt me ei ela veel oma allikatest ära. Ma pean tööd tegema ja ma töötan Apollo kinos. Vahetuse vanemana, aga seal mul on poole kohaga seega igakuises plaanist, nagu ta väga palju aega ära ei võta. Kui nüüd ise enda asju tööks lugeda, siis ongi siuke, noh, proovida produtseerida neid tuleviku materjale, mis hakkab vanidoos ilmuma, eks ole, kuigi me praegu teeme sahtlisse seda asja. Aga neid oskusi lihvida, eks ole, kui tehnilisest poolest kirjutamise kuni näitlemiseni välja, selle kallal vaeva näha ja ülejäänud aeg ongi lihtsalt hästi siuke... Mulle meeldib ise enda ülemus olla vaata, et ma nagu leian ka fair share of seda aega, kus ma lihtsalt olen niisama. Et ma ei pane endale praegu ka nagu mingid kindlad, mul ei ole nagu kindlad siukest rutiini, et nüüd ärkan hommikul kell 10 ja kella 2 lihtsalt vannituba ja siis sealt edasi mingi tund aega mängin, siis veel 4 tundi vannituba ja siis lähen trenni. Hästi siuke vabalt, et ainsad siuksed kinnised päevad ongi mul need Apollo päevad. Ülejäänud ajal ma planeerin isama aega. See vastavalt sellele, kuidas meiega kokku saame saada. Okay. See ongi minu jah. Kas sa ei ole plaaninud minna näiteks kooli, õppima filmindust, mis iganes näiteks Balti filmimeediakooli? Ma olen mõelnud selle peale, puhtalt selle pärast, et need tutvused, mis sa saad, on väga nagu väärt materjal. Aga mina isiklikult, ja see on minu arvamus, ei tunne seda, et mul oleks vaja minna kooli selle jaoks, et tulevikus filme teha. Ma ei näe nagu sellel mõtet, et kõik siuke tehniline pool asjast
mida ma koolis õpiksin, eks ole, raamatuid lugedes. Mul on see materjal olemas tasuta internetis. Ma ei pea raiskama 5 või 4 aastat või ma ei tea palju aastaid see õppe kestab oma elust, et istuda seal koolipingis, eks ole. Sest mulle natukene see koolisüsteemil üldse on nagu vastukarv ja põhjalikumalt ma sellest ei räägi, et olen mõelnud, aga ei plaani minna, et katsun ise asjad ära teha. Okei. Kui me praegu koolidest räägime, me lähme natuke ajast tagasi sinu seriaali juurde uuesti. Missugune siis olid koolis, gümnaasiumis, viimane klass näiteks? No ütleme nii, et ma olin selles mõttes ka nagu vaikne vend, et ma rääkisin siis, kui oli vaja rääkida, kui ma tundsin, et mul tõesti midagi öelda on, eks ole. Yeah. Ma ei olnud see vend, kes koridori peal kuradi nagu MacGregor ringi lasi ja kogu aeg lähpis ja aga mu klass oli küll lihtsalt, meil oli koolis koridorid nagu siukse süsteemiga korrused, et nagu siit läks üks osa ja siit on ju. Yeah. Siin otsas olid alati vetsus, kui meie klass oli siin koridori otsas nagu vahetund oli, siis kui ma siin vetsus olin, siis ma kuulsin nende lõuga, mis siia vaata. Okay. Aga ma ei olnud osa sellest nii-öelda siis selles Harju-keskmine seltskond. Kõige paremate tervitustega mu klassikaaslastele, et ma olen osa sellest nii-öelda monkey gängist. Et ma arvan, et nad ei tunne solvatuna ennast, sest nad ise ka pidasid ennast nagu neandertaalideks, et ma olin jah, siuke käisin koolis põhimõtteliselt sellepärast, et mul oli kohustus seal käia, tegin oma asjad ära, ega mind väga see koolielu niimoodi kottinud ja ma arvan, et Keido on mõneti samasugune. Et jah, siuke vend. No võt siis. On sul äkki jagada vaatajatele, kuulajatele mõningaid sotsiaalmeedia linke, kus sind sa võib vaadata, jälgida sinu tegevusi? Kas sa oled üldse kuskil aktiivne üldse sotsiaalmeedias? Kõige aktiivsemani kasutan Instagrami. Ma tunnen, et see on nii-öelda sotsiaalmeedia tulevik, et Facebookide asjad nagu on küll nagu reklaami jaoks head, aga Instagram on siuke kiire ja lihtne nagu videote ja piltide jaoks ja visuaalselt levib info kõige paremini praegu. Joo. Et sealt võib leida Tegeltoristo, Tegeltoristo nime alt ja ega muud ma väga välja ei promogi, et kui üldse tegemisi tahate jälgida, siis vaadake Vannituba. Pange praegu subscribe ära ükskõik millal need meil esimesed asjad hakkavad tulema, siis olete vähemalt teavitatud ja ma arvan, et sealt leiab põnevam kraami kui muu siuksest isiklikust elust, et vaadake Vannituba. Jah. Ma arvan, et selle noodiga võiks lõpetaks ka. Oli väga tore, või seda nii küsida või? Ma arvan, et päris palju sai juba küsitud ja. Ja rohkem ei huvita ka tegelikult sellest. Meil juba siin aeg surub peale. Ja mul ka. Järgmised kliendid tulevad juba. Järgmised kliendid tulevad ja just, produktsioon töötab. Hakata muude asjadega pihta. Okay. Aitäh, et kutsusite. Palun, eks ole. Aitäh lendusega mitte päris nägu. Palun. Aga järgmise nädalani. Järgmise nädalani, jah. Pange subscribe, like. Isegi share ja vaadake seriaali ka, et... Keda me järgmine nädal intervjueerime? Ei teagi. Oot üllatus. Veendugi ise selles nädala pärast. Aga ei küll. Hea küll. Olge siis. Jah, ma lähen. Sa oled bussiga või? Ta on viskan su ära või? Aga kes mind ei ole? Hea küll. Sa ei ole seda. No, saadan sul lingi bussi aegadega.